No nii. Sõidan siis Kohilasse, kus täna toimub Kapa Kross. See on siis mingi, nagu nimi ütleb, mingi krossüritus. Seal sõidavad mitu erinevat klassi, seal sõidavad väiksed lapsed 50 krossikatega, külgkorbidega sõidavad seal osad ja ATV-d. Ja mul sõber Gert on ka seal siis ATV-ga, tunniajane kestvussõit ja lähme talle kaasa elama. Sa ei ole enne võistlustel käinud siuksel või? Ei. Aga mis see muudest oli või mis üritus eelmine kord oli? See oli see off-roadile. Ja seal juhtus sul mis? Seal läks Landwelli andur pekki. Kaua sõita said? Ühe katse. Kaua see kestis üks katse? Ajaliselt? Mingi paar-kolm tundi äkki. Okei. Ja palju katseid oleks pidanud olema? 3. Ühesõnaga lühikeseks jäi. No jaa. Täna on parem võimalus. Äkki. Jääme pöial. Nonii, valmis! Esimesed 2 rivi esimese paugu peale, ülejäänud teise paugu peale. Kõigil on see meeles? Viimasest trügib raske läbi. Kes see seal tahab seisma jääda? Teist hoiatust ei tule. Ja enne pauku ei käivita. Ei lippuga! Pauku ei ole! Vaata starti nüüd. Käima läks.
need krossikad on peal, varsti läheb Kert. Mis tundega rajale lähed? Sita häda ajab peale. Põhja kaasa minek. Poole gaasiga kõigil siis nagu. Pane raisk. midagi on katki või?
praegu käis ainult see tagumine seal. Ainult üks tagumine käis ringi praegu. See ei käinud ringi. Pane nii palju kui saad või? Pool telg või midagi on perses. Hüppe peal maanduse käis raks läbi. 27 minutit sõita jäänud veel. No, ma ei tea. Eks ta võitleb lõpuni, ma arvan, aga pilpad on taga. Ja, küll. Oo jah. Tal oli terve vist. Terve. See on tehnikasport, mis teha, no ikka peab vahepeal alt, aga no raisk, no närvidele käib. Leidsin mingi uue koha. Mul on krae vahe sitta täis lennanud raisk. Pikalt loodan võistlust ja siis annab mingi kuradi varras või kuradi kaigas järgi reis. No vaatasin, Gert tuleb, aga ei olnud sõna. Mine mund. Kapuutsis 3,5 kilo muda, ma arvan. Ega sellest rajast palju järgi ei ole. Pehme ja mudane. Seal ennem öeldi ka, et tehakse paar kohta ümber, sest need pidavad läbimatud olema kuskil seal taga metsas. Ma ei kujuta ette, mis kohad need siis olid. Aga ju siis nii soppa auguks sõidetud, et sealt ei ole võimalik läbi saada ei 2-rattalisega, ei 4-rattalisega ega 3-rattalisega. Ma ei viitsi Gert sinna metsa otsima ka minna, pärast teksin ära veel. Kuid ta on ammu kodus reis. ATV garaažis ma olen üksinda raja reis. Gerdil on vist kuskil pekkis reis, ta ei tule ega tulema. Mul on paha eelaimdus. Rada on üle 3 kilomeetri pikk. Mul annab teda jala otsida. Tahaks nagu meelde jätta, et kes tuleb juba minust mööda teist ringi, siis teaks, et Gert on kuskil tee ääres. Aga neid on võimatu meelde jätta, need on ühtlaselt kõik sitased. Leidsin üles. Sa näidata või? Jaa. Sa jäid kinni või? Jaa. Või on puruks või? Esipool terve on ka vist. No nii, leidsime venna, kes välja tõmbab ehk see on näitsa lahja aparaat, et lähme vaatame, mis saab. Rahvas käis mööda, vaatas, pildistas, noh, mismoodi see on seal keset teed. Gert jäi seal kinni, siia tekitati eraldi rada sõitjate poolt, sest et siit ei saanud hästi mööda või siis mindi siit. Kõik on läbi saanud, kõik on lõpetanud. Aga mis teha, tehnikasport, asju juhtub.
saime labida. Nii, Gert, teil lühikokkuvõte, mis sul juhtus, kus sul juhtus? Ei no mis seal ikka, hüppasin tagapool telje vist katki ja siis seal läks vist esipool teilt ka veel takata. Aga seal jäi sul keegi jalgu, sa ei saanud mööda ja vajusid sisse. Ja siin me nüüd oleme siis. Siis ma vintsin nööripuruks. Siis ta vintsis nööripuruks. Nüüd võime labida. Autasustavad ära seal, annavad õlled kätte poistele ja karjaga. Tähtsamad asjad ennem. Rada oli alguses porine. Rada oli alguses porine, aga oli tore, ütles kommentaator. No fucking hell, me oleme ikka siin kuradi. Kuule praegu tundub küll täitsa kuningas. Jah, ei siin põhimõtteliselt asfaldi maha panna. Ühesõnaga mingisugused vennad pidid tulema tõstma meil välja, anti labidas pihku, minna kaeva nii palju kui saad. Ja siis Gert, mis asi ta ütles sulle? Gert Rosenberg või? Rosenbeld? Ei. Rosenpõld. Rosenpõld. Tegelikult on Roosipõld. Rosenbeld. Su andur on puudu. Ühesõnaga sõitjatele pannakse taskusse mingi andur, mis siis loeb. Asi, ma just vahetasin anduri ära. Antakse mingi andur, mis siis loeb neid läbituid ringe nii-öelda. Aga kuna Gert Rosenpõld või mis asi sa olid, kaevab siin metsas, siis see karjus mikrofoni, et too andur ära. No võt, ATV väljas, ATV mülkast väljas, mingisugune 6 matsi vist tõukasid või, üks ATV tiris. No see oli, üks vend hüppas sinna auku, ma ei tea, kas video peale jäi, aga see rinnu nii aukus. Austraalia paistis minu käest. Ei ole ju Hiinast toodetud, et koju tahaks. Noh. Ameerikamaa, no see on ka teisel pool maa. Ühesõnaga mingi aeg pesed selle puhtaks, siis... Oli 4 vedu, nüüd on 1 vedu. Üks vedu. Ühe veoline ATV, noh, sellega kaugele ei sõua. Aga muidu üritus rada. Ka äge. Täpselt nii kaua oli äge, kui see pool teil katki läks. Siis oli Hüppe peal käis raks, jah? Või noh, maandudes tähendab. Käis nagu mitu raksu oli, krakk ja siis oli korras nagu kaasi annad, läheme nüüd vasakule. Tavaliselt me ikka vasakule ei pane. Noh, kunagi ikka on esimene kord. Aga noh, niimoodi ma küll ei ole proovinud. Ei, muidu oli äge. Tehnikasport. Nii kui see üks tagaratas ära kadus, nii ma hakkasin maandudes ka nina peale maanduma. Ta ei seda tõuka jõudma. Ja. See tagametsa all oli mingi sirge peal või. Aga üritus oli lahe, vaadata oli äge, kaaselad oli äge. Jumala tipp-topp. Tegelikult oli kihvt, jah. Ja peadvaatajale oli see kõik tasuta. Selles mõttes hästi orgunnit. Itsi head teha, noh. Teine kord keegi minema rohkem. Peab ka mingi kõredi 50-se võrri võtma laste klassi minema sõitma. Selle võtad õla peale metsa vahel, kui äkki lähed. Just. Aga lahe. Järgmine kord. Davai.